alustan siis enda ettekandega, mis natuke vaatab nagu üldist pilti ja just seda küsimus, et kus see teema üldse on tulnud meie lauale, et ametnikud peavad jälgima erinevaid arengukavasid ja seaduseid ja ma lihtsalt natuke näitan näpuga teile, kuidas see areng on toimunud, et me täna oleme siin punktis, kus me teeme selliseid teabepäevi. Ja julgelt võib mulle vahele ka segada ja siis, kuigi meil helivõimendust ei ole, siis ma saadan niisuguse pulga ikkagi ringi käima, et salvestuse jaoks oleks lihtsalt teie küsimus pärast ka kuulda. Ja ma alustan sellest, et kes ma üldse olen. Olen viimased 5 aastat töötanud Eesti Rohelises Liikumises, mis on keskkonnaühendus, ja läksin sinna kõigepealt huvikaitseeksperdiks ja tänaseks olen olnud paar aastat ka juhatuse liige. Ja selle aja jooksul ma alustasin oma karjääri, põlevkivi karjääri, põlevkivist väljumise temaatikaga ja täna ma olen jõudnud siis sellesse teemasse, et Eesti vaataks väga hoolikalt, kas tasub või mitte siseneda tuumaenergeetikasse ja just sellesse 3. generatsiooni tuumaenergeetikasse ja pärast ma natukene pakin lahti, mis on mis. Ma olen olnud ka Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindaja riiklikus töörühmas, mis nüüd hiljuti just kulmineerus siis selle raportiga, et mis asukohad Eestis on üldse põhimõtteliselt võimalikud tuumaenergias, tuumajaama ja tuumajäätmete lõppladestuseks ja ka sellest räägin täna natuke lähemalt. Ja olen siis ennast ka täiendkoolitanud, et Eestis tuumaspetsialiste on väga vähe, aga riburada pidi siis inimesed üritavad ennast harida rohkem ja seesama töörühm, mille liige ma olin, et see sai siis näiteks ka USA täiendkoolitusi ja need olid siis konkreetselt tuumaohutuse ja asukoha valiku teemadel. Et mingid tausta nendes teemades on, aga julgelt võib alati küsida juurde ja siis ma räägin täpsemalt. Ja mu teemad lühidalt on täna need, et punkt 1, et kus see termin on üldse tulnud, et see ei ole väga pikk traditsioon, et me räägime Eestis tuumajaamadest. Natukene puudutaks seda, et kas see tuumaenergia kui selline on Eestis üldse soovitatav või mitte. Räägin ainult ühest uuringust ja hästi põgusalt, sest et sellest võiks rääkida tunde, aga täna tunde ei ole. Ja siis natuke pikemalt peatuks sellel ruumianalüüsil, sest mulle on jäänud mulje, et meedias on praegu natukene vildakalt see asi kajastatud olnud. Ja lõpuks paar tulevikuennustust hästi üldisel tasandil, et mis siis võiks tulevikus järgmise paari aasta jooksul Eestis tuumatemaatikas juhtuda, kuidas need protsessid võivad edasi minna, et seal on paar erinevat stsenaariumit. Ja kes tahab pikalt lugeda, siis kõikide minu slaidide aluseks on põhimõtteliselt need 3 raportit. Esimene on see, mida ma ise eelmise aasta lõpus kokku panin, mis siis omakorda vaatab teisi raporteid, võtab sealt niisuguse, destilleerib kokku nagu põhisõnumid. Keskmine uuring on siis nii-öelda SEI uuring, kui olete meedias näinud, see on see, mida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tellis, kus oli vaadatud siis Eesti erinevaid tuleviku võimalusi ja stsenaariumeid energiatootmiseks. Ja 3. on siis see kurikuulus asukoha ruumianalüüsi raport. Kõik on pikad ja põhjalikud dokumendid, täna ma selgelt nagu üldistan, et mahtuda selle poole tunni sisse ja et see teema oleks siis seeditav ja võib-olla paljude jaoks teist esimene kokkupuude üldse tuumatemaatikaga. Ja tere! Ja väga hea, saamegi alustada kohe riiklikest protsessidest, et kuna see tuumatemaatika tuli sisse täpselt samal ajal, kui mina tulin nendesse teemadesse, siis mul on olnud väga niisugune lähedane suhe ja olen nendes protsessides olnud kogu aeg kaasas. Ja võib-olla see 5-aastane ajavahemik on olnud siis see võtme ajavahemik praegu. Ja kui me vaatame enne, mis oli enne aastat 2018, oli 2017 ja siis võeti vastu energiamajanduse arengukava aastani 2030 ehk ENMAK. Kes ei ole sellest kuulnud midagi, see on niisugune püha dokument, mis paneb siis paika, kuhu Eesti energeetika peaks liikuma järgmistel aastakümnetel. Ja kui vaadata seda ENMAK 2030 teksti, siis seal nagu tuumaterminid niimoodi kodumaises kastmes on 0 korda. Et see teema ei olnud 2017 veel üldse strateegilistes dokumentides kuskil olemas. Aga 2018 protsessid läksid sinnamaale, et Euroopa Komisjonist tuli nõue, et iga riigil peab olema oma riiklik energia- ja kliimakava. Mida Eesti ametnikud tegid, oli see, et nad võtsid väga pragmaatilise lähenemise, et meil on olemas ENMAK just vastu võetud ja meil on olemas teine dokument, mis oli kliimapoliitika põhialused aastani 2050. Et väga hea, energia arengukava on olemas, kliima arengukava on olemas, paneme lihtsalt kokku uude dokumenti, midagi juurde ei pea mõtlema, midagi ümber ei pea tegema.
Ja tõesti, selles esimeses mustandis olidki võetud baasiks ENMAK ja oli võetud baasiks KPP, siis kliimapoliitika põhialused, ja kuna seal ei olnud tuumaenergiat mainitud, ka selles REC-is, ma kasutan järjest rohkem lühendeid, loodame, et liiga kiiresti, liiga keeruliseks ei lähe, REC-is ka alguses ei olnud sees tuumaenergiat. Küll aga, kui tuli mustandi versioon number 2, osapoolte suureks üllatuseks, tuumaenergia oli juba sisse tulnud. Siis lausetes nagu, et tulevikus üks variant on ohutu tuumaenergia, et maailmas kasvab nõudlus tuumaenergia järele, baaskoormuste katmiseks võime tulevikus näha moodultuumareaktoreid, aga ka seda, et Eesti tingimustele võiks sobida väiksed moodulreaktorid, mida maailmas veel töös ei ole. Ma mäletan, keskkonnaühendustena me olime selles protsessis kaasas, nägime neid muudatusi, sattusime segadusse, et kust see nüüd on tulnud ja mis need nagu viited seal taga on, ja siis me tegime paar muudatust või soovitusettepanekut, et ei saa öelda niisugust asja nagu ohutu tuumaenergia, on olemas ohutum tuumaenergia, sest 100% ohutu tegelikult ei ole ükski energiatootmisviis. Vaatasime, kus see tuumaenergia nõudluse kasv tuleb, see tuli ühest dokumendist, mis tegelikult inglise keeles ütles, et ühes stsenaariumis natukene tõuseb see nõudlus. Kolmandas punktis, kus oli toodud välja, et me võime tulevikus näha tuumajaama, me tuletasime meelde, et kõigepealt on vaja avalikku debatti, kas me ikkagi võime näha või ei või näha. Ja neljandas punktis me ütlesime, et jah, tõesti väiksed reaktorid täna veel maailmas ei ole olemas. See kehtis nii 2018, kui see kehtib ka täna 2023. Need muudatused suures osas ei läinud läbi, nii et tänases REC-is me juba näeme seda, et tuumaenergia on seal nagu niimoodi otsapidi mainitud. Protsessid läksid edasi, 2019 valmis või oli koostamisel Eesti 2035 visioonidokument, võib-olla mõni teist osales selle loomises, kas siis kodanikuna või ametnikuna, ja kuigi see dokument on väga üldine, väga võib isegi vaielda, kas seal on üldse mingisugust jõudu taga, midagi suunata, aga jällegi teksti vaadates tuumaenergeetika ei olnud sees, oli vist lause, et 2035 on Eesti eesmärk olla kliimaneutraalse elektritootmise punktis. Aga kuidas seda saavutada, ei olnud veel selge. Samas meediakampaanias oli juba tuumaenergia kesksel kohal, et küsimus, et roheline tulevik võrdub tuumajaam, kas oled nõus või mitte. Ja see oli niisugune interaktiivne küsimustik, mida sai täita. Ja kui sa vastasid jah, öeldi, et loodetavasti ühtegi õnnetust ei juhtu, ja kui sa vastasid ei, öeldi, et okei, tuumajaama ei tule, aga tuleb hästi palju tuulikuid igale poole, ja kes nende planeerimise üle üldse otsustas. Ja see on see, mida minu ettekanne üritab ka edasi anda, et kus need otsustuskohad on ja kas need on juba toimunud või nad tulevad alles ja millal ja kes seal kaasatud on. 2020 valmis siis Keskkonnaministeeriumi väga hea memo tuumaenergia kasutusele võttu võimalustest Eestis. Seda on natuke raske leida dokumendiregistrite rägastikus, aga selle sisu on väga huvitav. Et see oli siis punkt, kus riik juba tundis piisavalt survet, et teha tuumaenergeetika töörühm Keskkonnaministeeriumi juurde ja see memo oli siis nagu lisatud sinna juurde, et natuke tausta anda. Ja see memo on 12 või 14 lehekülge, üsna konkreetne, ja seal on sellised laused näiteks, et esiteks seal on viide sellele riiklikule energia kliimakavale, et miks meil on vaja sellest rääkida, sest et riiklikus energia kliimakavas me juba räägime sellest. Et siin on see näide, et kui sa ühte dokumenti saad mingisuguse sõna sisse, siis järgmises dokumendis on lihtne minna tagasi sellesse eelmisesse dokumenti, et põhjendada, miks me sellest räägime. See memo ütles, et 10-15 aastat on kindlasti ettevalmistatud tegevusi, enne kui me üldse saame rääkida töötavast tuumajaamast. Hinnang anti ka sellele, kui kulukas see on, ja siin oli välja toodud, et tegelikult see on nagu erasektori hinnang niisuguse tärniga, et tõenäoliselt on kallim. Räägiti erinevatest generatsioonidest, dokument ütleb, et 4. generatsioon on palju ohutum, aga et Eesti võiks ikkagi proovida 3. generatsiooni või 3+. Ja see on nüanss, kuhu me täna võib-olla liiga palju sisse ei lähe, aga et riske on nagu mainitud, aga samas ka mitte. Ja üks teema, millest täna rääkida, on see lõppladestus, et mis nendest jäätmetest saab siis, kui tuumajaam on kütuse ära kasutanud. Ja siin on väga huvitav matemaatika, mis sellest memost välja tuli, et kui me kujutame ette, et jaam valmib 2035 ja siis see esimene jäätmetsükkel on seal 6 aastat, siis aastal 2041 on meil tuumajäätmed. Nad siis võiks jahtuda umbes 10 aastat, siis on aasta 2051
ja seejärel nad võiks 100 aastat ajutiselt seista tuumajaama territooriumil ja siis on aasta 2151 ja siis peaks hakkama muretsema lõppladestuse pärast. Aga samas, kuigi see tundub väga kauge tulevik, ometigi peaks see iganes, kes arendaja soovib ja tegevusloa taotleja soovib olla, juba algfaasis ütlema täpselt ära, kuidas ta siis seda jäädet seal majandab 100 aastat ja kaugemal tulevikus. Ja kui me jõuame ruumianalüüsini, siis samamoodi seal oli välja toodud, et lõppladestus on oluline asi, aga seda on vaja pika aja pärast. Ehk siis mitte kohe, seega praegu võib olla hästi üldisel tasandil. Ja keskkonnaühendused ei olnud sellega nõus, sest et meie vastus oli, aga selle arendamine võtab ka pika aja, seega me peaks alustama võimalikult vara. Ja me jõuame selle ploki lõppu, kus me täna oleme, siis on see, et energiamajanduse arengukava, mis oli mõeldud aastani 2030, selgelt on juba aegunud erinevatel põhjustel ja nüüd on koostamisel siis uus arengukava, ENMAK 2035, ja selle mustandis on juba üsna konkreetselt sees järgmised mõtted, et kui energiamajanduse täielikult loobuda fossiilsetest kütustest, siis alternatiiv oleks baaskoormuse jaamadele tänase teadmise alusel ainult tuumaelektrijaam. Teine lause sealt on, et põlevkivienergiat hakkab osaliselt asendama tuumaenergia, perspektiivi ajaliselt ei tea ja peaks tegema rohkem uuringuid. Ja kolmas punkt on see, et kindlasti tuleks hakata juba tegema tuumaenergeetikat reguleeriva asutuse loomisega. Ja siin jällegi keskkonnaühendused olid väga üllatunud, et jällegi kust tuleb selline sisend, sest et riik ei ole ju teinud veel otsust. Ja praegu on see mustand siis arutamisel, et kas need asjad on korrektsed või nad on ennatlikud või kas see tänane parim teadmine tõesti ütleb seda, mida siin esimene punkt ütleb. Ja eks näis, hetkel tagasiside on olnud see, et tõesti kolmas punkt, et tõesti tuumaenergia ei ole taastuvenergia meede. Et sellega oldi nõus, teiste punktidega veel arutelu käib. Mis viib mulle sinna teise plokki, et mis siis on see tänane parim teadmine, et sageli, kui räägitakse tuumaenergiast, siis üks nagu see väide Eestis on see, et aga meil ei ole ju muud varianti. Õnneks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on teinud ühe tohutu suure uuringu, mis kestis mitu aastat. Seal oli palju osapooli ja nad vaatasid põhimõtteliselt siis 7 stsenaariumit pluss siis see nagu standard, kui me ei muuda midagi. Ja nendest 7 stsenaariumist 2 sisaldasid ennast mingis määras tuumaenergiat. Ühel juhul siis nii-öelda mitu väikest jaama koos ja teises stsenaariumis ainult üks väike jaam. Ja need stsenaariumid siis kogu selles võrdluses jäid sinna kategooriasse, et nad on kas mitte soovitatav Eestile või põhimõtteliselt võimalik, aga paremaid variante on ka. Ja võib-olla üks oluline lause sellest uuringust oli see, et suuremahuline tuumaenergia teekaart, tema lisariskiks on see, et see võib tekitada võltsturvatunde ning olla ettekääne, et lükata edasi olulisi otsuseid. See oli viide siis selleni, et kui me lähme seda teed, me ei pruugi ikkagi saada seda, mida me tahame, ja samal ajal me jätame tegemata need asjad, mida me täna peaks tegema, aga siin oli kommentaar mikrofoni. Ja ma tahtsin seda kommenteerida, et ma seda SEI uuringut lugesin ja selle... Ei, hoia lihtsalt natuke kaugemal, see ei pea nii lähedal hoidma. Et see selles mõttes ei olnud selles mõttes hea uuring, et see tuumajaama komponent või see üks nendest tuumajaama stsenaariumid olid pandud patta koos muude komponentidega ja tegelikult muutsid need muud komponendid sellesse hinnangusse. Ehk siis selles mõttes ta ei olnud nagu eraldi käsitletult ei olnud, seal oli minu meelest tuumajaamaga koos oli pandud mingi ulmekogus päikseparke ja see nagu lõhkus selle stsenaariumi ära. Et ta selles mõttes ei olnud nagu, see ei olnud väga hea uuring. Ja ma olen selles mõttes nõus, et kõige paremini kannaks seda ette SEI spetsialistid ise, aga täna nad ei saanud tulla ja kriitikat on selle uuringu kohta tehtud palju ja nad ise ütlevad, et nemad ei saa midagi teha, mudel lihtsalt valis neid päikseparke igale poole kogu aeg. Ja mida ka öeldakse veel on see, et kui see tehti 2021, 2022, et nad on selgelt vananenud. Minu seisukoht on see, et andmed ja need täpsed nagu rahanumbrid võivad olla selgelt muutunud vahepeal, aga põhitõed ja riskianalüüsid, ja täna me räägime eelkõige riskianalüüsidest, et need ju püsivad. Et kui me vaatame neid tabeleid, siis siin on võib-olla kitsas lugeda, mul on ka välja toodud tuumaenergia rohkem, et mis need riskid on ja need on üsna nagu põhimõttelised, et neid aasta või 2 ei muuda ja need on need, et kõige riskantsem, sellepärast et huvirühmade hoiak juba täna on mõõdukalt negatiivne, see oli siis need huvirühmad, kes olid kaasatud sinna
suurde protsessi selle raporti tegemisel ja võib tekkida kodanike vastuseis. Ma arvan, et täna me ei näe veel seda sellepärast, et see asukoht on hästi ähmane. Et me räägime kuskil Eestis tuumajaam, mis tähendab, et keegi ei tunne, välja arvatud juba Kunda piirkonna inimesed, et see on otse nende juures. Reguleerimise küsimus, et kas me suudame seda ise teha hästi ja erapooletult. Tehnoloogilised viivitused, need väikse reaktorid, me räägime, et võib-olla Kanadas valmib esimene aastal 2028, kui valmib, ja kulude ületamise probleem ka. Et me täna ütleme, et see maksab $1 miljard, aga minevikust tuumaprojektidest väga vähe on neid projekte, mis on läinud täppi. Pigem läheb üle. No ja siin üks huvitav fakt on ka see, et kui seda raportit lugeda ja keerata õigele leheküljele, siis on veel üks tabel, mis ütleb, et see tuumaelekter, mis siis siin tähendab see 1000 megavatti tuumaenergiat, et see on üks soovitatavamaid valikuid. Ja see tuli siis selle pinnalt, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium valis välja ka mingisugused oma mõõdikud, mis erinesid siis nende konsultantide mõõdikutest ja hinnangutest. Ja selle tulemusena, ja järjestasid natukene teistmoodi, ja selle tulemusena tuumaelekter sai väga kõrge skoori, aga riskianalüüs sealt nagu puudus täielikult. Eks see on uuring, millest ma arvan, me kuuleme veel palju, aga kui keegi küsib, et kas on alternatiive, siis nagu vähemalt selle uuringu kohaselt, mis oli väga põhjalik ja see oli mudeldatud väga detailselt läbi, siis need rohelised kastid, mis sobisid nagu mõlemale, nii MKM-ile kui ka konsultantidele oli ikkagi see taastuvelektri selle salvestus ja kõik tehnoloogiad ei sisaldanud tuumaenergiat, mis on nagu tüüpiline keeruline uuring, mida on väga raske lugeda, enne kui see detaili lähed, aru ei saa, aga selline see tulemus seal oli ja tuleb kommentaar. Põhiline lihtsalt see, et mis mind nagu selle juures oli see, et enamus sellest salvestuse komponendist oli jäetud väga arbitraažeks. Et seal tegelikult ei olnud seda nagu põhjalikult läbi analüüsitud, mis moel, kus ja mis hinnaga seda salvestust on võimalik teha. See oli lihtsalt selle minu jaoks nagu selle komponendi miinus, et see oli jäänud nagu väga tühjaks. Ja sama saame öelda ka tuumatsenaariumi kohta, et ta on praegu nagu hästi märksõna tasandil. Aga hea on seda uuringut teada. Nii, ja nüüd see kõige huvitavam osa võib-olla, mis ka kohalikele omavalitsustele siin kõige rohkem paelub, on see, et olgu, kui riik ütleb, et see jaam tuleb, kuhu ta siis tuleb. Et meedias on levinud selline kaart, kus on siis peal 15 asukohta ja 4 neist on tõmmatud roheline ring ümber. Need on siis Kunda, Toila, Loksa ja Varbla. Olles siis selle töörühma liige, olin ma ka natuke jahmunud, et kuidas on need pealkirjad nüüd järsku sellised, et meil on nimetatud 4 piirkonda. Sest tegelikult, kui lugeda seda uuringut, siis on olemas 15 piirkonda, mis jäävad 19 omavalitsuse sisse kuidagi. Ja see protsess oli pikk, et neid piirkondi leida ja lõpuks lähteülesanne oli, et leida piirkond, kus põhimõtteliselt oleks võimalik ja oleks otstarbekas. Ja nüüd, kui viimane nimekiri seal töörühmas lauale tuli, siis mina keskkonnaühenduste esindajana vaatasin, et väga huvitavad piirkonnad on näiteks Prangli või kuskil Hiiumaa tagatipp ja üritasin argumenteerida, et on mingid piirkonnad, mis ei tundu otstarbekad, kas või logistiliselt või elektrivõrgu mõttes, et sa võid teha sinna Hiiumaa tippu seda, aga sa pead kogu Eesti elektrisüsteemi ümber ehitama selleks. Ja töörühma teised liikmed ei olnud nõus sellega, taheti jääda hästi nagu teoreetiliseks ja nii me nagu läksimegi lõpus lahku, nii et see raport võeti vastu, aga mitte ühehäälselt, sest Eesti Keskkonnaühenduste Koda jäi eriarvamusele. Ja sellepärast me näemegi täna siis seda, et diskussioon on mõnes mõttes killustunud, et see raport EKO hinnangul, Keskkonnaühenduste Koja hinnangul on ühest küljest liiga lai. Et tõesti, me räägime täna Pranglist, me saame uudiseid, kuidas Varbla elanikele tuleb täiesti üllatusena, et mis asja, et me oleme siin aastakümned valmistunud vaimselt, et tulevad tuulikud ja nüüd tuleb tuumajaam hoopis. Et see tundub nagu mõnes mõttes inimeste asjate ärritamine, et üsna tõenäoline, et sinna piirkonda ei tule, aga ometigi see raport nagu nii ütles. Teistpidi vaadates EKO ütles ka, et vaadatakse liiga kitsalt, et me täna räägime, et on 4 piirkonda, aga üks oluline fakt on see, et väga kasulik või mõistlik oleks see, et kui meil on tuumajaam ja meil tekivad see tuumajäätmed, siis tuumajäätmete ladestamine võiks olla lähedal. Et me ei hakka nagu vedama siis sealt, ütleme, Kundast kuhugi Varblasse neid asju.
läbi terve Eesti, et see ei ole nii lihtne protsess, et paned lihtsalt rekka peale või Omniva kulleriga saadad. See on oluliselt reguleeritum. Ja kui me vaatame neid piirkondi, kus oleks võimalik teha korraga nii jaama kui lõppladestust, siis tuleb 6 piirkonda välja. Et samad Toila, Kunda, aga ka Jõelähtme, Harku, Kuusalu ja Viimsi, sulgudes osaliselt Tallinn. Ja kui siin oli meedias jälle lugu, kuidas Viimsi, Pooltsaart ja Plangri saart ei valitud tuumajaama rajamiseks sobilikuks piirkonnaks, siis tegelikult nii ei saa öelda, sest ühest küljest ei ole üldse valikut tehtud ja teisest küljest Viimsi ja Prangli nagu sellest vaatest, Prangli mitte, aga Viimsi tundub, et võiks olla isegi potentsiaalikas. Kas see nüüd on Viimsi elanikele suur rõõmusõnum või suur murekoht, seda me saame arutada pärast. Aga analüüsis see on selgelt sees, et kõik see osa siin Viimsis, siin on see Viimsi keskus kuskil ja see on sisuliselt terve see poolsaar, mis siis nagu geoloogiliselt sobiks ja mõne teise välistava parameetri tulemusena jäi alles. Ja siin on nagu juba keerulisem öelda, kas see nüüd otstarbekas või mitte ja see viib selle 3. punktini, mis keskkonnaühendusi ärritas, oli see, et see sotsiaalmajanduslik analüüs, millest me täna oleme rääkinud, ta ühest küljest põhineb sellistel huvitavatel eeldustel, et kui see toimub, tuumajaam ehitatakse ääremaale kuhugi, siis kõik need töötajad, ehitajad kolivad sinna elama. Olles ise pärit ääremaalt, ma tean väga hästi, kuidas sealt käivad inimesed pealinna tööle, et on usutav, et ka teistpidi oleks mõelda, mis tähendab, et kõik need maksud ei lähe sinna piirkonda, vaid jäävad tõmbekeskustesse. Ja teine suur probleem oli see, et sotsiaalmajanduslik analüüs täna vaatas väga kitsalt ainult stsenaariumeid, kus kõik läheb väga hästi, kus jaam ehitatakse õigeaegselt valmis ja töötab ilma ühegi probleemita. Aga samas on väga palju negatiivsemad sotsiaalmajanduslikud mõjud juhul, kui jaam näiteks hüljatakse ehitamise käigus, ehitusaeg pikeneb ja pikeneb ja pikeneb või opereerimisel toimub harv, aga problemaatiline tuumaõnnetus või siis Ukraina sõjast me teame, et meil on nüüd uus ohuliik on siis võõrvägede rünnak. Ja siin keskkonnaühendused ei kommenteeri nagu emotsiooni pinnalt, vaid tuginedes siis publitseeritud teadustöödele. Et on näiteks uuritud seda, et mis saab piirkondades, kus on tuumajaam ja siis see pannakse eluea lõpus kinni, et mis selle piirkonnaga siis juhtub. Ja on osad piirkonnad, kes tulevad sellest nagu edukalt välja majanduslikult ja on osad piirkonnad, kes langevad veel hullemasse mahajäämusesse, kui nad olid enne, et nad olid harjunud sellega, et on üks niisugune tõmbetöökoht seal ja kui see ära kaob, siis kuidas edasi. On tehtud uuringuid selle kohta, et millised piirkonnad elavad kõige paremini üle tuumaõnnetust, näiteks Rootsi näitel. Ja siin on väga huvitav see, et inimesed, kes on siis nagu paremal materiaalsel järjel, neil läheb selles mõttes paremini, et nemad saavad ära kolida. Ja need, kes on kehvemal materiaalsel olukorral, neil ei ole muud valikut kui tagasi kolida või nagu kui see piirkond on evakueeritud, siis kui evakuatsioon lõpeb, nemad tulevad tagasi. Seda me näeme näiteks Jaapani näitel, et Fukushima piirkonnas umbes 20 000 inimest ei ole tänaseni tagasi tulnud ja need, kes on tulnud, nendest paljud on tulnud sellepärast, et see riiklik abiraha, mis siis evakueeritutele anti, et see oli ajutine, see saab läbi ja siis, kui sa ei ole oma elu vahepeal uues kohas jalgele seadnud kuidagi, siis sa oled tagasi seal, kus sa tulid. Või küsimus, et kui turvaline siis tuumaenergia on, me oleme kuulnud igasuguse statistilisi analüüse, aga on uuring, mis ütleb, et see statistika on ebatäiuslik või on mingid situatsioone, mida me ei tea, et jah, täna me oleme siin Tšernobõli aastapäeval, inimesed teavad väga hästi Fukushima katastroofi, Ameerikas on väga tuntud 3 Mile Island, aga et neid napikaid või niisugusi väiksemaid probleeme on olnud veelgi. Lihtsalt need ei ole olemas niisuguses ühtses tervikulikus andmebaasis. Ja viimane punkt on siis selle sõjalise ohu teemadel, et see jäi selles lõppraportis üldse väga märkimata, kuna Kaitseministeerium alles uurib, aga põhimõtteliselt vaheraportis oli välja toodud see, et siit Loksa-Mustvee piirist ida poole Kaitseministeerium tungivalt soovitab mitte planeerida tuumajaama, sest et riiklik kaitsevõime ei ole piisavalt kiire täna, et seal nagu olukorda lahendada, kui peaks olukord tekkima. Ja.
see on kuidagi käsitlemata veel jäänud, aga on tegelikult see, et kui nüüd võtta lihtsalt konkreetse hüpoteetilise näitena see reaktor, mille nüüd Fermi on välja valinud, on ju. Lihtsalt selle jaoks, et võtta see tootja sealt, et tegemist on USA ettevõttega, siis tegelikult USA osaliselt kapitali, osaliselt tehnoloogilisel baasil ehitatud tuumareaktor, kuhu iganes Vene piiri lähedale on üks Eesti riigi suurimaid julgeolekugarante, mis saab eksisteerida. Huvitav vaade asjadele, on nõus. Ameeriklased kaitsevad seda täiesti kindlalt. Nii, ja ma lõpetan. Kui see on Eesti oma, siis ta ei ole enam USA oma. Ja see ei ole mingi siis kaob ära. Nii, aga ma teen selle kiire mõttemängu, nagu, et mis stsenaariumid on, juhul kui järgmine aasta Riigikogu otsustab, et jah, Eesti saab tuumaenergia riigiks. Ma arvan, et kõige tõenäolisem stsenaarium on see, et see tuumajaama ikkagi ei tule. Et kuna ta on täna tehniliselt veel piisavalt ebaküps, et ei saa panna nagu see templit alla, et see on kindel, siis mis võib juhtuda on see, et kulub aega, kulub raha, aga ongi see võlts turvatunne, et me nagu panime oma panused sinna ja see ei realiseeru. Mis tähendab, et see elektrivarustuskindlus, millest me kogu aeg muretseme, et see võib olla küsimärgi all, sest me ei ole teinud samal ajal, kas siis ei ole olnud ressursse või ei tundu olnud vajadust tegeleda teiste lahendustega. Ja COVID-e vaatest on ka väga keeruline tulevikuplaane teha, sest see maksutulu, mida on oodatud sellest töötavast reaktorist, igast megavatist, ta ka ei tule. Et minu hinnang on see, et see on kõige tõenäolisem, teades täna, kus maailmas need väikereaktorite etapid arenduses on. Aga on ka stsenaarium 2, mis on pigem riskantne, on see, et realiseerub see, mida me täna meedias kuuleme erasektori vaatest, et 2031 jõulude ajal jaam on olemas ja hakkab tööle. Mida see tähendab, on see, et ehitusega tuleb tohutult kiirustada. Seal on, mida rohkem see kiirustada, seda suurem on oht, et midagi läheb valesti. Kuna see esimene reaktor Kanadas peaks valmima aastal 2028, selle ehitusaeg peaks olema 4 aastat, mis tähendab, et Eestis peaks alustama enne, kui Kanadas on juba reaktor valmis. Ohutusmeetmete pealt tuleb hoida kokku, sest siin on kiirem. Regulatsioon ei saa olla tugev selleks hetkeks, sest Eesti riik hindas, et 10-15 aastat läheb aega, et neid spetsialistid üldse treenida. Kardetavasti siis on tõenäolisem, et tekib mingi tuumaõnnetus, aga kui tõsine, seda on raske öelda. Aga need nagu komponendid on olemas siin, et meil on algaja operaator, meil on kogenematu riik ja meil on võõras tehnoloogia. Kuigi öeldakse, et see põhineb ju tuntud tehnoloogial, mis on õige, aga siin täna üritatakse teha sellest superlihtsustatud versiooni. Ja antud hetkel siis kulu peaks katma põhimõtteliselt avalik sektor, sest et avariifond, kuhu tuumajaama operaator peaks raha maksma, oma töö käigus ei ole veel nagu jõudnud täituda. Ja kolmas stsenaarium oleks see, et Eesti ütleb jah, aga ta ütleb, et teeme seda hästi korralikult, mis tähendab, et nii nagu ka selles SEI uuringu stsenaariumis, et ta tuleb aastal 2050, rajatakse korralikult, põhjalikult, regulaator on sõltumatu ja tugev, tal on õigus nagu peatada mingit protsessi, kui on vaja. Ja siis on jaam töötab, jäätmeid tekitatakse ja lõppladestus on siis garanteeritud riigi poolt ja me leiame selleks super hea koha. Ja see tuumaõnnetuse teoreetiline oht jääb ikka, sellega ei ole lihtsalt võimalik midagi teha. Ja see küsimus, et kas siis vähemalt elekter on hea ja odav, tänane ärimudel Fermi Energial on see, et see läheb enamasti suurtööstustele, nii et kohalikud inimesed, kes võib-olla on vahetus läheduses, äkki saavad sealt ka hea diili, ülejäänud läheb ikkagi elektriturule ja seal selle hinna otsustab lõpuks turg. Ja muidugi on see nullstsenaarium, et riik ütleb 2024, et ei, Eesti läheb teist teed. Ja selle jaoks ongi vajalik, et see protsess oleks läbipaistev ja me räägiks kõikidest nendest kohtadest, sest see säästaks aega, raha, närve ja me jõuaks selgusele, kas see väike moodultuumajaam on siis riigile soovitatav või ei ole. Ja selleks ka see tänane päev natukene on, et teie silmaringis laiendada, et mis see välismaa kogemus ütleb väikereaktorite kohta, omavalitsuste kohta, kes plaanivad või kaaluvad tuumajaamu või mitte, et mis nende argumendid on, et see on võib-olla kasulik kogemus. Ja sellega ma tõmban ennast kokku, jõuame võtta mõned küsimused, mulle võib alati kirjutada, helistada, kõik vihjed on teretulnud, tean inimesi, kes on teemast väga huvitatud, aga ei julge üldse sõna võtta avalikult, sest see teema on ka
piisavalt selline, et võib-olla tuleb keegi hakkab protestima su vastu. Aga noh, eks see on ka selle arutelu osa. Nii. Jaa, kuule, kõigepealt suured tänud, minu arust on väga oluline, et roheline liikumine tasakaalustab seda debatti, sest muidu see läheb nagu väga Fermi Energia, ehk siis noh, väga suures osas müügiorganisatsiooni poole kaldu on ju, et selles suhtes väga hea, et te toote nagu teise poole siia debatti ja minu arust mida Eesti vajab, ongi see nagu reaalne diskussioon on ju, kus on emotsioonid jäetakse välja, on ju, vaadatakse nagu fakte. Aga jah, et küsimus on see, et mis juhul, kui ikkagi Eesti otsustab rajada tuumajaama, mis sa näed reaalselt, millal see võiks valmida? No, ma näen seda stsenaariumi ühte, kus see ikkagi valmib. Sest et tõesti, need väikereaktorid, ja see on ainuke, mis on Eestile mõeldav, sest suured reaktorid on liiga suured, väikereaktor on ainuke, mis on mõeldav, et seda on nagu lubatud juba mitukümmend aastat. Ja täna me räägime juba, et nüüd on juba 5 aasta pärast valmis. Aga kui vaadata Kanada protsesse, rääkida Kanada kolleegidega, nemad ütlevad, et see protsess ei ole kaugeltki seal maal, kus me nagu Eestis kuuleme, et seal on alles esimesed litsentsid taotlemised, ehituslitsentsi taotlemised, mis on tehtud jaamadele, mis on hoopis teistsuguse nagu parameetriga olnud. Et tegelikult nagu detaile on hästi vähe ja kui vahepeal on see nagu huvitav olukord, kus kui ma räägin, et tuumajaamas väikereaktoris võib juhtuda õnnetus, siis mul küsitakse, et ütle täpselt, milline polt seal õhku lendab. Ja siis mina ütlen, et aga näita mulle joonist. Ja siis nagu vestlus jääb pooleli. Ja ka see riiklik analüüs, mis toimus, seal ka isegi töörühma liikmed ei näinud nende reaktorite detaile, sest need olid konfidentsiaalsed, ainult siis see konsultant, kes selle kokku pani, nendel oli see info ja ka see info ei olnud väga põhjalik. Et tundub, et see disain on jätkuvalt toores ja nüüd on see küsimus, et kas järgmise 10 aasta jooksul need jaamad tulevad või samal ajal siis taastuvenergia muutub juba nii levinuks, et massiliselt saadaks aru, et see ei ole viis, kuhu poole minna. Või siis nagu variant 2 on 2050. Nii, anname teatepulka. Mul pigem see nagu kommentaar või nii. Minu meelest on see teine stsenaarium väga tõenäoline. Just sellepärast, et Fermi Energia saab väga hästi aru, et siin on võidujooks taastuvate energiaallikatega. Ja see ei tohiks realiseeruda ja selle vastu on abi Euroopa Liidust, kui hästi sidet pidada. Et Brüsselis saadakse aru, et see on ohtlik ja mitte ainult Eestile. Ma sain eile või üleeile sain ka teate Brüsseli kolleegidelt, et ka Soome roheliste esindaja oli seal kuskil laval sõna võtnud ja öelnud, et nad toetavad tuumaenergiat Soomes, sest see on juba olemas, aga teistes riikides, kus ei ole seda täna olemas, nad ei näe mõtet, et sinna ka nagu minna. Et see on ka see üks argument, mida Eestis sageli kuuleb, on see, et aga rohelised ju toetavad Soomes, aga see on väga spetsiifiline nende kontekstis. Samamoodi Kanadas see väike reaktor on võimalik teoreetiliselt nii kiiresti püsti panna, sest ta on ühe suure vana reaktori kõrval, kus on kõik nagu eeltaristu juba tehtud, arutelud tehtud. Et Eesti kontekst on täna väga omamoodi. Soome rohelise toetus on nendele reaktoritele, mis neil juba olemas on. Ja edaspidi võib olla 4. põlvkonna reaktoritele, aga rohkem selliseid 3. põlvkonna reaktoreid juurde nad ei taha. Ma annaks sinna taha ka sõna ja siis rahustada natuke seda välisesinejat, ütle, et kohe saab. Mina Art Kuum Jõeläht, Abi vallavanem. Mulle tegelikult oli 2 küsimust, aga ma võib-olla esitaks nad ära, et siis ma ei tea, kui ei jõua mõlemad, siis ei jõua. Et esiteks üks siuke lihtne küsimus, et kogu aeg räägitakse, et meil siia Eestisse peaks tulema väike tuumajaam ja samas kui ma loen materjale laiast maailmast, siis tegelikult valdav enamus on seisukohal, et alla 1000 megavatise tuumajaama rajamisel ei ole mõtet, majanduslikku mõtet. See oli üks küsimus. Ja teine küsimus on see, et need analüüsid kõik on selles mõttes väga huvitavad ja ülevaatlikud, aga minust tasuks analüüsida ka ühest vaatevinklist kogu seda küsimust, et kas tuumajaam peaks olema
rajatud Eesti riigi osalusel, ehk siis nagu Eesti riik võiks olla üks, nagu meie lähivälismaal tegelikult väga palju on, neid tuumajaamasid on ikkagi riigi osalusel rajatud, või võiks olla see nii, et Eesti lihtsalt lubab kuskile selle rajada ja siis me teeme sellise, ütleme, ma ei tea, hanke või mis iganes ja vaatame, kes meile siis parema pakkumise teeb, et tootjaid on ju maailmas väga palju. Et kas seda analüüsi on tehtud, kas see peaks olema riiklik või võiks olla see 100% erakapitali peal? Ja teine siis küsimus, et see, et miks just ainult väike? Jaa, ma alustan sellest esimesest küsimusest. Aga mõnes mõttes panen Fermi Energia mütsi pähe, kuna ma olen nii palju nende üritustel käinud, ma tean, mis nende ärimudel on. Nad võivad siis ise, kui meil on Fermi Energia inimene siin, kes registreeris küll, siis ta võib veel mind korrigeerida, aga ma üritan öelda nii, nagu mina aru saan sellest, et tõesti, ja ka see riiklik analüüs, mis ütleb, 2050 võiks tuumajaam ehk olla, see on ka ühe reaktori põhine. Ja see on täpselt see, mis on majanduslikult kõige nagu küsitavam, sest sa teed kogu selle regulaatori, kogu selle muu jandi sinna ümber ja nüüd ainult üks 300 megavatine elektrijaam, see tundub seal tõesti nagu väga pillamine. Ja mida siis moodulreaktorite tootjad ütlevad, on see, et me teemegi neid nagu jupphaaval, aga mitu tükki. Et Fermi Energia plaan minu teada viimast kohal on kuni 4. Alustame 2, aga kuni 4, mis tähendab, et sellest 300 megavatti asemel meil on lõpuks 1200, mis on siis ikkagi nagu, võiks öelda, suur tuumajaam. Ja kuhu see kõik mahub, seda teavad ainult nemad. Aga jah, seal see argument on ja viimasel Fermi konverentsil toodi välja, et 2031 on esimene jaam, aga 2033 on juba teine ka püsti. Et see tempo on metsik. Aga tõesti, miks suured jaamad on suured, on sellepärast, et siis see on majanduslikult mõttekas, mida väiksemaks sa lähed, seda kallimaks see 1 megavatt läheb. Tegelikult me räägime ikkagi suurest jaamast. Me räägime 4 väiksest jaamast kõrvuti, mis on üks suur. Ja teine küsimus, et kus see rahastus tuleb, see on jällegi kuulates üldse nagu väikereaktorite konverentse, sageli on jah, seal nagu see komponent juures, et riik võiks olla osanik või võtta mingit riski vähemalt rohkem, et päris erasektori rahaga seda teha ei saa. Ja nüüd see, mille pinnalt Riigikogu otsustab järgmine aasta, on niisugune suur tohutu raport, kus on 19 alateemat. Üks neist alateemast on rahastus. Aga kuna Eesti riigil on täna väga vähe raha, siis seda rahastuse raportit koostab Fermi Energia. Ja siis riik võtab selle, üritab seda valideerida kuidagi moodi ja siis võtta selle nagu oma ametlikuks seisukohaks. Nii et me ei tea, mis sealt tuleb. Olen kuulnud seda, et Fermi vaatab, et kuidas riiki saaks kaasata. Ja nüüd viimane uudis oli ka see, et juba Läti riiki tahetakse kaasata. Et kui enne oli jutt, kuidas Eesti peab ise tootma oma energia, nüüd me peame ka Lätile tootma energiat. Või ühesõnaga, see rahaline pool, see on omaette täitsa eraldi seminari ilmselt, aga need küsimused on selgelt õhus. Mõtlen seda, et kui riik võtaks osa riski, et siis riik võtaks osa vastutuse ja see kindlasti kõigile elanikule tõusib palju turvalisem. No Eesti Energia seisukoht täna on see, et Eestisse ei mahu üldse ühtegi tuumajaama, nii et aga ma küsiks ise vastu ka selle mikrofoniga, et kuna meil on täna haruldane juhus, et meil on ka Riigikogu tuumaenergia toetusrühma esimees siin kohal, lihtsalt kui te kuulete seda juttu siin ja seda kutset, et teha rohkem avalikku arutelu, siis kuidas teile tundub, et mida teie toetate seal toetusrühmas? Jaa, selle toetusrühma mõte on just nimelt see, et eksisteeriks informeeritud debatt enne, kui me 24 hakkame nuppu vajutama. Ja selle nagu üheks elemendiks on tahes-tahtmata planeeritud ka see, et oleks sellistes debattides alati kaasatud mõlemad osapooled. Täna siin on ainult üks osapool, ma tulin selleks kuulama, et informeeritud saada, et nii seisukohtadelt kui pointidelt, et see on mõeldud olema avatud debatt, et oleks asjad ilusti kaalutletult olemas, ma tean, mis on Fermi rääkinud, ma tean mingil määral, mida teie olete rääkinud, aga on palju Riigikogu liikmeid, kes ei tea nagu kogu detaili. Täna on seal toetusrühmas vist 20 või 21 liiget Riigikogust, pea kõikidest erakondadest välja arvatud sotsid, tegeleme sellega ka. Et lihtsalt info jagamise mõttes juba, aga tahes-tahtmata on see, et kui teha mingi konverents või seminar Riigikogus, siis tuleb siin rohkem liikmeid, et saada seda informatsiooni kohale. Loomulikult ma tahaksin sinna mõlemat poolt kuulda. Just selle jaoks, et see tahes-tahtmata, just nagu sa kirjutasid, see avalik debatt ei ole veel suures osas toimunud, see avalik debatt peab toimuma kaasatult ja seetõttu peavad olema nagu
see arvamuste paljusus, aga noh, võimalikult objektiivselt ilma hinnanguta, et selles suhtes sa tõid välja 3 stsenaariumit, ma ei ole päris kindel, et need on objektiivsed, sest ma leian, et sinna mahuks rahulikult veel stsenaariumi, näiteks 2033 või 35 rahulikus tempos ehitamisega ja nii edasi. Et tähendab, neid variante on erinevaid ja sellepärast ongi hea omada nagu debatti. Et ja nüüd ma unustasin ära, mis su algne küsimus oli. Mida te toetate siis? No, te vastasite ära, et te toetate debatti, mitte et te olete nui 4 kohe poolt. Ja, et noh, mina isiklikult olles ise tuumafüüsik, olen loomulikult olnud juba aastakümneid tuumaenergia poolt, aga selles mõttes ma vaatan seda ratsionaalselt. Mul on ka plaan suhelda, või noh, see töörühmal on ka plaan tegelikult kasutada ära parlamentaarseid rühmi selleks, et teiste riikidega, nii neid, kes on tuumaenergiast loobunud, kui neid, kes seda aktiivsemalt nagu kasutusele tahavad võtta, seda diskussioonis nagu kaasata, et saada informatsiooni, noh näiteks, mis on sakslaste plaan pärast seda, kui nad nüüd tegid sellest tuumast exiti, mis on prantslaste plaan arvestades, millises mahus nemad tuumaenergiat kasutavad ja nii edasi. Et see on nagu selle debati nagu laiem aspekt ka. Samat moodi Kanadaga suhelda ja me teame, et Poola on tegelikult selle plaaniga väga aktiivselt käsile võtnud, et ka nende nagu kogemustest ja arusaamadest aru saada. Aga just ka nagu näiteks tõesti sakslaste koha pealt, kes nüüd on väga sujuvalt tuuma asendanud söega, et mis ei ole ka võib-olla nagu kõige ratsionaalsem eesmärk. Et see ongi selle mõte, see info kogumine, info jagamine, et see debatt oleks võimalikult objektiivne. Kas meil on Fermi üldse on prooteed, et oleks objektiivne debatt, kus on kasutatud kodanikuühendused ja edasi? Me peame iseennast kutsuma sinna rohkem. Nii. Ma arvan, et see oli väga hea lõpupunkt siia praegu minu ettekandele.